tere kõigile, teiega on Kristel ja siin on täna 3 kaarti võrges kaart või kaardi, küsin küsimuse, soovib mu soov või soovid ja kuulake ära, mis kaartidel teile öelda on. Iga tänase päeva esimene kaart on karikate 3. Karikate 3 tähendab millegi tähistamist, millegi üle rõõmu tundmist. Väga võimalik, et saate kokku kas heade sõpradega või on tegemist väikese võidu või millegi tähistamisega. Teine kaart kukkus ise välja. Lausa 2 kaarti korraga. Müntide prints ja mõõkade 10. See on väga huvitav kooslus. See näitab müntide rüütel iseenesest. Näitab kas maamärgist meesterahvast või midagi stabiilset, millegi stabiilset kasvu. See on mingi selline kasv, kas see on karjääriliselt, tööalaselt, kus te pidevalt õpite midagi juurde, pidevalt midagi. Ja kui müntide rüütel on olnud selline, ütleme, stabiilne areng, et töökohaselt, kus te arenete, kas te oskused arenevad või finantsid vaikselt kasvavad tasapisi, siis millegipärast siin see kaart näitab, et te tähistate, aga see on selle vaikse arengu mingi konkreetne lõpp. Kas see võib olla mõne koolituse, kursuse või mingi ettevalmistamise lõpp. See võib olla üsna valulik ja järsk teie jaoks. Teisest küljest. Ma võtaks siia kohe veel ühe kaardi juurde, sellepärast, et te olete püüelnud ja teie teosammul, rasked ponnistused, vaikne areng päädib soovi täitumisega. Võib-olla olete hoopis tähelepanu keskpunktis, saavutate ootamatult väga suure populaarsuse või kohtute kuulsusega. Väga huvitav. Ja võtame tänase päeva jaoks 3. kaardi ka. Karikate 10. Ideaalne, et perega veedetud aeg hästi, te olete kodus, te tunnete ennast hästi. Kui te olete kodus, olete oma lähedastega armastatud. Karikate 10 tähendab seda, et te olete vaimselt ja füüsiliselt kohas, kus teid ümbritsevad samuti mõtled, kus teid ümbritseb toetus, kus kõik, mis teid ümbritseb, on positiivne. Olgu siis perekond või teised inimesed. Sellised kaardid meil siis tänasesse päeva ja kui ma vaatan nüüd neid ühiseid sünergiaid siin, siis tõepoolest on tunne, et te olete olnud kuhugi teel, te olete näinud väga palju vaeva tasapisi ja kuidagi on suurenenud see, aga siit on aga see vaeva nägemine, see vaevatsükkel on läbi saanud. Tõesti, kui te olete blogija, võib-olla te tabab väga suur populaarsus või te monetiseerite oma kanali ära, aga te tähistate, siin on millegi tähistamine, te tähistate mingit tsükli lõppu. See võib olla, et te olete väga palju vaeva näinud, te olete täiesti lõpuni väsinud, aga teie soov on täitunud ja nüüd on see koht, kus tähistada seda samuti mõtlejatega.